Tere Kodukandi juttude poolt. Kodukandi jutud on täna Viljandis. Ja alustame siit Lossimägede veerult. Ja siin on eemal näha Viljandi mõis. Viljandi mõis on siis see koht, kus vabadussõja ajal formeeriti ka see skautpataljon ja Sakala partisanpataljon ja selle kõrval siis uus ja modernne lauluväljak. Me tuleme siia ka ehk veel ringiga tagasi, nii et siis näeme siit juba seda veel kord. Aga praegu hakkame edasi minema. Siin on Viljandi Ordu linnuse algtee ja kuidas nägi Viljandi Ordu linnus välja omal ajal. Vaadates veel veidi tagasi, näeme me ka siin Johan Laidoneri ratsamonumenti, mis on samuti siin Viljandi mõisa lähedal. Veel natuke edasi on pärimusmuusikait. Ja nüüd hakkamegi liikuma siis mööda teed järgmise vaatamisväärsuse suunas. Viljandi Ripsild. Kodukandi jutud on Viljandi Ripsildile jõudnud. Esimene sild valmis 1879. Hiljem on teda siis renoveeritud ja uuendatud. Ja Viljandi Ripsild viib siis üle Ordu linnuse vallikraavi. Ja lähme selle silla peale. Ja siit on siis näha see vallikraavi võimsus. Ühelt poolt ja teiselt poolt. Ning siin ka üks puukuju valvamas Viljandi silda. Korraks tagasi. Viljandi sillavalvur. Viljandi järv, mis paistab Lossimägedesse. Järvega on kunagi ka selline osa olnud, et see on olnud ka kunagine üks osa ühest muistsest veeteest, mis sai alguse Pärnu lahest. Siin oli vahepeatus. Siia sisse tuleb Raudna jõgi. Raudna jõest siis võreti siia Pärnu lahest siia Viljandi järve, alates Pärnu jõest. Mööda Raudna jõge sõideti siis siia Viljandi järve, Viljandi järvest Tänassilma järve ja edasi sealt juba Emajõge pidi Võrtsjärve ja Suure-Emajõge pidi Tartusse välja kuni Peipsini. Aga siin Lossimägede peamine kompleks, konvendihoone jäänused. Ja veel Viljandi järve vaated.